Ja, tere! Me väitleme siis täna teemal, et valitsus usub, et kõvera kujuga banaan on ohtlik. Mida see siis tegelikult tähendab, on see, et meil on väitluses kaks poolt tavaliselt, meil on valitsus ja opositsioon. Tavaliselt, kuigi väitlusteemad on veidike erinevad, sellepärast, et valitsus tavaliselt kaitseb midagi, mida meil praeguses hetkes maailmas ei ole. Aga status quo on see, et me usume või kardame, et suvalise kujuga banaan on ohtlik. Kuigi kas see on nii, see arvatavasti selgub siis väitluses. Aga mis on meie, kuidas me täna väitleme, on see, et meil on kaks kõnelejat mõlemalt poolelt. Mõlemad kõnelejad esitavad 5-minutised kõned ja peale neid 5-minutisi kõnesid tulevad siis kokkuvõtvad kõned, kes teevad 3-minutise kõne sellest, et näidata ära, mida tegi nende pool paremini või kuidas väitlus siis nende poolest välja nägi. Tere päevast, lugupeetud kuulajad, lugupeetud kaasväitlejad. Täna me väitleme teemal, et valitsus usub, et kõver banaan on ohtlik. Meie valitsuses usume seda, et regulatsioon loob raamistiku, ühise raamistiku, mille sees toimida ja millele me saame kõik loota väga mitmes mõttes. Oma kõnes ma räägin kõigepealt natukene taustast, Euroopa Liidu siis regulatsioonide taustast või nagu Euroopa Liidu taustast üldiselt. Ja siis ma räägin teile sellest, kuidas see ühine regulatsioon on kasulik nii tootjatele kui ühiskonnale tervikuna ja kui aega üle jääb, siis räägin sellest, kuidas on tarbijatele kasulik. Kõigepealt oma kõne alguses ma tahaksin meelde tuletada seda, et Euroopa Liit kui selline sai alguse Euroopa terase- ja söeühendusest. See on nüüd muutunud sellest ajast oluliselt, aga vähemalt suure osa inimeste jaoks tähendab eelkõige Euroopa Liit majandusühendust ja ühisturgu. Riikide jaoks siis ligipääsu suuremale ühisturule. Ja Euroopa Liit koosneb riikidest, kes on saavutanud juba mingisuguse päris tugeva taseme. Euroopa Liit praeguse seisuga ei võta vastu riike, kelle majandus ei ole heas seisus. Sellepärast saanud ka Eesti liituda Euroopa Liiduga näiteks 1995. aastal, eks ole, et põhimõtteliselt Euroopa Liit on üsna võrdsel tasemel, mitte võrdsel tasemel, aga võrreldaval tasemel olevate riikide seltskond, kellele siis võiks kehtida ka ühtne regulatsioon ja lisaks sellele, et meil on kriteeriumid vastuvõtmisel, siis on meil erinevad tasandusmehhanismid, riigid, kes ei ole nii hästi arenenud, saavad rohkem abi kui siis paremal järele olevad riigid. Ja lisaks sellele, me aitame neid järele ja lõpuks me saavutame ühise standardi ja parema kvaliteedi läbi nende regulatsioonide. Aga olgu, ma liiguksin edasi oma teise punkti juurde, et kuidas see regulatsioon on väga vajalik ja väga kasulik. Enne seda ma mainiksin veel ära, et me ei seisa spetsiaalselt eraldi selle banaanikõveruse regulatsiooni eest üksinda võttes, eks ole. Me räägime üldiselt regulatsioonidest, aga me usume, et praegune süsteem üldises plaanis on kasulikum kui vähemad regulatsioonid. Nii, aga kuidas on kasulik tootjatele või siis nii-öelda firmadele, kes pakuvad ühiskonnale väärtust? Me ütleme seda, et kui meil on ühine turg, siis me vajame ühisel turul ühiseid reegleid. Sellepärast, et näiteks lihtne näide võtta autotööstusest, siis on väga mugav, kui kõik autotööstused teavad, millised on need normid, kui palju tohib üks auto kilomeetri kohta saastada ja kui need on Euroopa Liidus näiteks ühised, siis on väga lihtne, esiteks tuleneb sellest mastaabisääst, et ei pea tootma üks autotootja erinevatel turgudel erinevate spetsifikatsioonidega mudeleid, sa saad toota kõike ühtede normide järgi, teiseks ei pea sa mõtlema uutele turgudele sisenedes sellele, et kas ma saan oma tootega sinna turule minna, sest me teame, et meil on ühisturg ja ühine regulatsioon ja kui Škoda toodab näiteks Tšehhis, siis ta teab, et ta saab müüa Tšehhist nii Soome, Rootsi kui ka Itaaliasse, Hispaaniasse ja see on kõikidele nagu ühine ja ta ei pea sellepärast eraldi kogu aeg oma pead vaevama, et kuidas vastata nende turureeglitele. See on kasulik ühiskonnal just nii, nagu eelnev kõneleja Soomest rääkis. See, et kui meil on erinev regulatsioon erinevates riikides, kui meil on näiteks alkoholiga erinev regulatsioon Soomes ja Eestis, siis Soomest tulevad inimesed Eestisse, et väiksema regulatsiooniga keskkonnast osta alkoholi, eks ole. Siin on selge näide sellest, et Eesti saab kasu sellest aktsiisist, mida Soome inimesed meile toovad, aga Soome peab pärast tegelema nende tagajärgedega, mis sest alkoholi tarbimisest tuleneb. Seega, see on klassikaline ühismaa probleem, nii-öelda, nagu seda teaduses tuntakse, et
see, kes toob selle raha sisse, need maksud peavad ravima neid inimesi, eks ole, kes seda alkoholi tarbivad, aga praegu toimib see vastupidiselt, ehk Soome inimesed toovad raha Eestisse, raha jääb Eestisse, aga pärast Soome peab ravima. Ehk siin on nii, et kasusaaja on üks, vastutuse kandja on teine ja me leiame, et see on kokkuvõttes halb, kui selline süsteem toimib, kus kahju tekitajad ei vastuta selle eest, et see on ühiskonnale suur probleem. Seega, mis ma rääkisin oma kõnes, on see, et esiteks meil on üsna sarnaste arengutasemetega riikide liit, kus me aitame üksteist ja pürgime kõrgema kvaliteedi poole. Teiseks, selline regulatsioon on kasulik tootjatele ja kolmandaks, see on kasulik kogu ühiskonnale tervikuna. Seega, usume, et valitsus on selle väitluse juba praegu võitnud. Aitäh! Tere! Täna opositsioonist me usume seda, et tegelikult riigid teevad enda jaoks kõige parema regulatsiooni. Nad saavad neid regulatsioone teha läbi selle, et nad näevad, mis sobib nende riigile, täpselt selles olekus, mitte mis sobib Euroopa Liidule üldiselt, mis oleks nende standarditele vastav. Seepärast ükski riik tegelikult ei taha panna kedagi enda riigis ohtu ega panda enda majandust ohtu, vaid nad teevad sellise otsuse, mis on neile kasulik. Aga Euroopa Liit vahepeal surub peale selliseid lahendusi, mis tegelikult ei ole kõikidele riikidele kõige paremad, ei ole kõikidele riikidele kõige sobivamad ja see on see probleem, millega me hakkame täna tegelema. Me räägime 3 asjast täna opositsioonist. Me räägime sellest, kuidas esiteks teevad riigid paremaid regulatsioone ja kuidas need regulatsioonid lähevad paremini läbi. Teiseks, kuidas see on parem nende riikide majandustele ja kolmandaks, kuidas me vähendame euroskeptisismi siis Euroliidu riikides, kui tegelikult need riigid saavad ise teha neid regulatsioone. Aga enne seda ma ütleks seda, et tegelikult mis on see, et kui Euroopa Liit on, kui meie valitsus rääkis sellest, kuidas Euroopa Liit on majanduslik ühend, siis me peame hindama seda väitlust selle kriteeriumi järgi, kuidas saab see majanduslik ühend kõige paremini toimida ja kui need regulatsioonid toimivad nende riikidega paremini niimoodi, nende majandus õitseb, siis tegelikult, ja kui me tõestame ära, et see majandus õitseb paremini läbi meie regulatsioonide, siis oleme ka selle väitluse võitnud. Räägiks koheselt esimesest punktist. Kõik see, millest nad rääkisid, on ümberlüketes ka meie enda punktides sees. Esiteks siis sellest, kuidas riigid saavad teha paremaid regulatsioone enda oludes. Kuidas nad siis seda saavad teha? Nad saavad seda teha sellepärast, et nemad on need, kes tegelikult selles kohas elavad, kus need regulatsioonid hakkavad siis käima. See, kui teevad mingisugune Euroopa Liidu komisjon, teeb tegelikult selle otsuse selle eest, teevad sellise otsuse selle eest, et kuidas peavad hakkama tegutsema riigid nagu Hispaania, Kreeka või Portugal oludes, kus tegelikult väga suur osakaal nendest inimestest, kes on seal komisjonis, on tegelikult teistes riikides, ei ole tegelikult optimaalne. Sellepärast, et need inimesed tegelikult ei näe, mis on nende regulatsioonide tagajärg ja mis on nende mõju. See tähendab seda, et tegelikult need regulatsioonid, kas esiteks neid ratifitseerita, sellepärast, et need riigid näevad, et võib-olla see ei oleks millegi kasulikum. Seda on näha ka praegu sellest, kuidas väga paljud Euroopa Liidu riigid tegelikult nagu lükkavad edasi seda, et panna neid siis nagu sellesse, panna neid tegutsevusse või see, kuidas tegelikult need riigid tunnevad, et me ei peaks seda tegema sellepärast, et me ei taha seda teha. Teiseks, siis see, kuidas tegelikult neid regulatsioone siis ei järgita. Sellepärast, et nad näevad, et tegelikult meie valitsus teeb parem otsuse selle järgi, kas me sööme kõveraid banaane või mitte. Kas meie kurgid on sellised või mitte. Kui nemad ütlevad, et tegelikult, et me peame võtma sellise ühisregulatsiooni, sellepärast siis meie inimesed ei tarvita nii palju alkoholi terves Euroopas või nad ei tekita kahju sellega, et me müüme alkoholi, näiteks Eestist müüme kuskile näiteks, Eestist müüme Soome, siis tegelikult, mis siin tegelikult juhtub, on see, et need riigid tegelikult, see ongi see, kuidas peaks see majanduslik liit peaks toimima. Sellepärast, et see on see konkurents, kus me saame kliente endale sellepärast, et me pakume mingisugust efektiivsemat või paremat toodangut. See on see, kuidas me tegelikult saame selle, et meie toodangut ostetakse rohkem kui kellegi teise oma. Majandusliit peabki niimoodi toimima, et meie saame midagi müüa, mitte me ei ole mingisugune kommunistlik ühendus. See on see, mis põhimõtte peal me seisame. Jah. Karl-Mattias, kuidas sa arvad, et toimiks Eestis näiteks alkoholiregulatsioon paremini? Kas siis, kui see oleks terves Eestis sama või siis, kui Tallinnas kehtib üks regulatsioon ja näiteks Harjumaal teine? Ja see mõttes, et see riigis, kuidas see toimibki samamoodi, on sellepärast, et need riigi inimesed ise valivad endale valitsuse. Need teised inimesed, kes tegelikult Euroopa Liidu komisjonis on, ei ole tegelikult kõik nende sama selle riigi poolt valitud. Seal on X arv iga riigi poolt esindatavaid inimesi. Need inimestel ei ole nii suurt mõju nendele poliitikutele, kes tegelikult seal selles komisjonis
komisjonis on, kui on nendel samadel inimestel mõju nendele inimestele, kes on nende eest valitsuses. Sellepärast tulebki see, et need inimesed saavad teha endale paremaid otsuseid ja nad tunnevad, et nad on rohkem vastutavad selle eest, mida tegelikult nad läbi lükkavad ja mida nad tegelikult siis läbi teevad. Teiseks siis, kuidas see tegelikult on nagu majandusele parem? Sellepärast, et kui tegelikult vaadata seda, kuidas see majanduslik liit toimib, siis on see, et väga vähe tuleb tegelikult enamustele riikide sellest, kui palju need vahetavad kaupa siis ülejäänud Euroopa Liidu riikidega. See on kuskil keskmiselt 14% tegelikult kogu majandusest. See mõttes, et mis on see, et enamusest sellest riigi nagu sellest sissetulekust tuleb see, mida nad teevad siseturul. Ehk siis see siseturg on see, mida tegelikult nemad saavad ise efektiivselt reguleerida, mida nad saavad ise tegelikult teha selliseks, et see oleks efektiivne, et see oleks selline, et see töötaks. Kui neil aga surutakse peale seda, et ei, te ei tohi osta neid banaane või ei, te ei tohi müüa neid kurke, siis mis juhtub on see, et tegelikult võib-olla need inimesed tahaksid osta neid odavamaid banaane, sellepärast, et see banaani kuju tegelikult ei mõjuta nende maitset või selle toote kvaliteeti. Aga nad ei saa seda praegusel hetkel teha, sellepärast, et mingisugune standard surub seda peale. See tähendab seda, et see majandus standardiseerub, see tähendab seda, et tegelikult need riigid ei saa teha selliseid otsuseid, mis oleksid neile majandus kõige paremad. Nii et kui te tahate tegelikult paremat majandust ja kui te tahate seda, et riigid teeksid endale kasulikke otsuseid, mitte neile ei surutaks midagi peale, mida nad võib-olla ei taha teha, siis valige opositsioon. Aitäh! Tere! Räägin uuesti siis valitsuse poolelt. Oma kõnes ma teen alguses 3 ümberlüket ja siis liigun edasi enda 2 punkti juurde, millest esimene on tasakaal ja teiseks on turism. Esiteks ümberlükked. Ja Eitus rääkis meile väga pikalt, kuidas riik ise suudab valida, mis on tema jaoks parim, mitte Euroopa Liit. Me tuletame meelde, et see riik on valinud selle, et ta on Euroopa Liidus. Need kodanikud on valinud selle, et nad tahavad olla Euroopa Liidus, mis tähendab, et nemad näevad, et see suur kasu, mis tuleb Euroopa Liidust, on suurem kui see väike kahju, mis võib tulla näiteks sellest, et me ei saa mingit sorti banaane osta. Nüüd teiseks, nad rääkisid meile, kuidas Kreeka otsused on kuidagi väga erilised praegu ja kuidas need ei ole Euroopa nagu soovidega kooskõlas. Me ütleme, et Kreeka on nüüd väga nagu radikaalne näide, mida praegu tuua, vaatame ikka nagu enamike Euroopa Liidu riike. Ja me näeme, et nende jaoks on tõesti see Euroopa Liidus olemine palju parem valik ja nendega kaaskõlas nende regulatsioonide järgimine parim valik, kui teha mingid enda regulatsioonid ja niimoodi umbes kaotada see Euroopa Liidu mõte üldse ära, on ju. Mis on see tasakaal? Ja ma räägin seda euro näitel. Kui meil on praegu valida, kas me tahame olla nende üldiste regulatsioonidega või tahame olla enda riigi spetsiifilistega. Me näeme, et see on umbes samamoodi, nagu me valisime mingi, kas me tahame, et meil on üldine euro või me tahame, et igal riigil on enda raha, nii-öelda enda regulatsioonid. Väga paljud majandusanalüütikad mõtlesid selle peale ja arutlesid selle üle ja nägid, et seal on väga palju kahjusid ja väga palju kasusid. Näiteks, väga hea on sul siis, kui sul on oma valuuta, oma raha, juhul kui sul näiteks tekib majanduslik kriis, näiteks väheneb eksport. Nüüd, kui sul väheneb eksport, siis kui sul on hea, kui sul on oma valuuta, sa saad selle nagu väärtusega mängida, sa saad pehmendada seda lööki, mis ekspordi ärakukkumine tekitab. Küll aga nüüd sa pead kaaluma, millised on need kasud, mis tuleksid ühisest eurost. Okei, kahju on see, et sa ei saa ise pehmendada. Kasu on see, et see kõikumine ekspordis on palju väiksem, sellepärast, et sul on palju suurem ala, millel mängida. Sul on tööjõud, on palju paremini liikuv ja nii edasi. Mis tähendab, et siin on see punkt, kus me peame vaatama seda tasakaalu. Okei, me ise anname võimaluse ära teha enda regulatsioone. Küll aga me saame selle suure kasu, mis on just see, et meil on parem nagu ühisturg, mis tähendab, meil on parem tööjõu liikumine, parem kapitali liikumine ja nii edasi. Mis tähendab, et see oli see esimene punkt, ehk siis see on see tasakaalu leidmine ja me nägime, et siin on see tasakaal nihkunud selle poole, et suur ühisturg on suurem kasu kui need väiksed oma regulatsiooni tegemised. Nüüd teine punkt on siis see turismipunkt, ehk siis see kasu tarbijale. Nüüd, kui mina tahan minna näiteks Saksamaale reisima, siis ma tean, et kui ma lähen restorani, siis ma võin juua kraanivett. Seepärast, et me teame, et meil on ühised nõudmised, meil on ühised standardid ja toodetel, mis müüakse, on ühised standardid ja ma tean, et need on mulle tervislikud, need on mulle okeid. Nüüd teisest küljest, kui ma läksin näiteks Indiasse, siis ma ei saanud seda kraanivett juua, seepärast, et see ei olnud puhas, seal ei olnud õiged standardid, see ei olnud minu kodu kvaliteedile vastav. Jah. Aga see mõttes, aga miks need riigid ei võiks ise teha seda otsustust, et meil on vaja puhast joogivett? Miks nad peaksid tegema otsuse, et me hakkame pakkuma inimestele mitte puhast kraanivett? See ei ole lihtsalt loogiline.
me näeme, et siin kohal, isegi kui kõik riigid tahavad endale parimat, siis on siiski, igaüks võib teha seda natuke erinevalt, mis on väga tõenäoline, sest isegi kui meil on praegu Euroopa Liit, siis isegi siis mingi otsuse tegemine, et kui kõik tahavad parimat saada, ikkagi see otsus võtab meeletult palju aega, sest igaühel on natuke omamoodi nõudmised. Mis tähendab, et just Euroopa Liit on see, mis aitab kõigile ühise kasu tuua, kus kõik siiski saavad võidelda selle ühise parima kasu eest. Aga rääkides tagasi turismist. Nüüd, kui mina kui tarbija on mul valida, kas minna Indiasse või minna Saksamaale, siis mul on väga-väga palju lihtsam teha see valik Saksamaale, sest ma tean, et seal on kõik minu kodu moodi, seal ma ei pea muretsema oma tervise pärast, mingite toodete pärast, kui ma ostan mingit toitu, ma tean, et see on minu jaoks okei, sest seal on Euroopa Liidu standardid küljes, on ju. Nüüd, mis juhtub, kui meil on igal riigil oma standardid, on see, et igaüks teeb asju natuke enda moodi, mis tähendab, et siiski, kui ma lähen sinna riiki, mul on vaja teha palju rohkem eeluurimist, mul on vaja teha palju rohkem kas või mingi valuuta vahetamist ja mis iganes. Mis tähendab, et ikkagi kokkuvõttes turism ja reisimine on minu jaoks suurem nagu ettevõtmine, kui on praegu, kui meil on ühised regulatsioonid. Mis tähendab, aga turism, mis on nagu vist minu teada kõige kus töötab iga 11 maailma elanik, mis tähendab, see on meeletu nagu raha käibega ala, mis tähendab, et turism on just see, mis toob nende Euroopa Liidu riikidele väga palju sissetulekut. Ja me näeme, et see on see, kus need regulatsioonid aitavad, see on see päris kasu, mis sealt tuleb. Ja mis näeme, et kõigidel nendel põhjustel on väga hea, et need regulatsioonid on nii, nagu on. Aitäh! Daamid ja härrad, mul on väga suur au täna siin teie ees kõneleda ja ma siis... Minu kõnestiil vähe erineb Soome peaministri, veel praeguse peaministri Alexander Stubbi omast. Minul on kõigest 2 punkti oma kõnes. Ma kõigepealt siis räägin teile sellest, miks mina ei usu, et kõverad banaanid oleksid minule kuidagimoodi vajalikud. Ja siis ma räägin teile sellest, kuidas tegelikult need Euroopa regulatsioonid suuresti põhjustavad erinevaid probleeme nendes riikides, mis tulenevad siis tänu sellest, et need riigid, kus need regulatsioonid tohutult palju on, nad tunnevad, et nemad ise ei ole kontrolli all oma asjade üle, siis neil ei ole kontrolli oma riigi siseasjade üle. Paar aastat tagasi oli Briti meedias selline juhtum, kus oli kuulda seda, et Euroopa Liit kavatseb ära keelata teatud koeratõud, näiteks siis korgid. Jumal tänatud, et see juhtum ei olnud tõsi, aga kui tõesti Euroopa Liidul oleks tulnud selline idee keelata ära korgid, siis arvatavasti oleks see põhjustanud väga suurt tagasilööki nii Briti kui ka muude riikide siis koeraarmastajate seas. Lisaks nagu sellistele väga tobedatele regulatsioonidele. Kui rahvale tundub üks regulatsioon tobe, siis probleem on rahva informeerimises ja veenmises, mitte regulatsioonis endas. Vaadake, kui mõni regulatsioon, millel nagu otsest mõju ei ole, siis neid on tavaliselt hästi palju ja need koguvad kokku ja nendest tekib selline kogum, mis näitab rahvale Euroopa Liitu kui sellise kontrolliva üksusena, mis tohutult palju vingub selliste väikeste asjade üle ja millel eriti suurt mõju ei ole. Aga rääkida siis natukene sellest, mida valitsus meile siis täna rääkinud on. See punkt selle kohta, kuidas need inimesed ise näevad, et Euroopa Liit on neile tohutult kasulik ja kõik see. Vaadake, kui mina lähen uude kooli, see kool minule alguses tundub väga tore, aga tegelikult need inimesed, kes seal koolis käivad, on jube vastikud. Siis alguses jah, ma nägin, et ma saan sealt koolist kasu, see on hea kool, aga kui nüüd mulle tundub, et see kool ei ole mulle just kõige parem koht, siis mina ikkagi saan sealt kahju. Punkt ühiste standardite kohta. Ühised standardid on tõepoolest väga head, aga me näeme, et kui neid ühiseid standardeid koguneb kokku nii palju, Euroopa Liit hakkab reguleerima asju, mis tegelikult nagu nendesse eriti ei puutu, mis on rohkem nende riikide siseasjad, siis põhjustab see nendele riikidele sellist tunnet, et nemad ei ole oma asjadele kontrollis. Turismipunkt. Vaadake, riigid ja inimesed tahavad ikkagi endale kõige paremat. Kui näiteks Indias praegu tõepoolest ei ole seda joogivett, siis ma arvan, et nad ikkagi tegelevad selle, et puhas joogivesi on inimestele väga oluline ja see on osa nagu sellisest elamisstandardist, mis on kõikidele inimestele väga vajalik ja nad kindlasti tegelevad sellega ka ilma mingisuguste regulatsioonidega.
Aga rääkides siis natukene iseseisvusest ja sellest, mis juhtub sellises riikides nende regulatsioonide tõttu. Praegu on väga paljudes riikides suur probleem euroskeptilisusega. Näiteks Kreekas, kus tõusis esile partei Kuldne Koidik ja Ungaris Jobbik ja kas või UKIP ja muud säärased parteid. Nad on kõik tohutult euroskeptilised ja nad on euroskeptilised just nimelt selle tõttu, et Euroopa Liit on nende riigis võtnud liiga suure kontrolli ja nad tunnevad, et Euroopa Liit nagu mingil määral ahistab neid ja nad ei saa ise teha otsuseid, mis on nende riigile tohutult olulised. Ungari näiteks praegu on kõige euroskeptilisem riik üldse praegu Euroopa Liidus. Ja see põhjustab just selle, mida me ka eelnevatest ettekannetest kuulsime, aitäh, selle, et meil on ohud väljaspoolt, näiteks kas või siis Venemaa näol, ja kui meil ei ole seda ühtsust Euroopa Liidus, mis on põhjustatud just selle tõttu, et Euroopa Liit võtab osade asjades liiga palju kontrolli ja osad riigid tunnevad, et nemad ei ole ise oma riigi peremehed, siis just see ühtsus kaob ära ja see on tohutult kahjulik, sest et meil ei ole nagu sellist ühtset vastust välistele ohtudele. Lisaks sellele need parteid, kes seal võimule tulevad ja kes on väga euroskeptilised, lisaks euroskeptilisusele on neil ka oma siis agendas on väga palju ka muid kahjulikke asju, näiteks siis rassism, seksism. Jobbik praegu, neil on umbes 20% toetus Ungaris, ja lisaks sellele nad rakendavad seda toetust väga kahjulikul moel. Nad kiusavad taga juute muid rahvusvähemusi ja seetõttu siis, kuna need probleemid on tingitud just nimelt sellest, et Euroopa Liit võtab liiga palju kontrolli ja tegeleb selliste väikeste asjade reguleerimisega, mis tegelikult nii väga olulised ei ole ja mida iga riik peaks saama ise otsustada, me näeme, et regulatsioonid siinkohal on tõepoolest kahjulikud ja Euroopa Liit ei tohiks neid nii palju rakendada. Aitäh! Aga väga meeldiv jälle siin tagasi olla, aga mul täna tõesti on 3 punkti, millest mina tahaks rääkida, kuidas see väitluse kokku võtta. Mina räägiks esiteks sellest, kas riigid teevad paremaid otsuseid ja kas see riik on parim agent, kes neid otsuseid tegema. Teiseks, siis mis on parem majandusele ja kolmandaks, mis on parem meie ühiskonnale ja kuidas me saame parema töötava ühiskonna. Esiteks siis, kas riigid teevad paremaid otsuseid? Nagu ma juba enda esimeses kõnes ütlesin, siis tegelikult riigid teevad otsuseid selliseid, kuidas nad näevad, et nende riigile meeldiks või nende riigile oleks hea. Nad teevad otsuseid selle põhjal, kuidas kahjustada vähem kas nende inimeste tervist, kuidas parandada nende majandust ja miks nende regulatsioonid toimuvad paremini kui näiteks Euroopa Liidu regulatsioonid, on see, et neil on pidev surve nendel inimestelt, kes on nad valinud sinna 100%, mitte niimoodi, et valisid ainult Euroopa Liidu parlamenti võib-olla näiteks sellest osast 5% inimestest. See on see surve, mis põhjustab neid tegelikult neid regulatsioone tegema efektiivsemalt, surub neid tegema neid regulatsioone selliselt, et need reaalselt töötaks ja surub ka neid tegelikult neid siis rakendama, surub ka neid siis kontrollima, sellepärast kui Euroopa Liidu regulatsioon tuleb, siis tegelikult seal ei ole mitte mingisugust kindlat mehhanismi, kuidas neid tegelikult hakata kontrollima, et me tegelikult ei müü kõveraid banaane või meil ei ole selliseid kurke, ei ole siis seal. Kui seda teeb valitsus, siis neil on palju suurem kontroll selle üle, neil on palju suurem mõju nende asjade üle, mida tegelikult nad siis teevad. Teiseks siis, mis on parem siis majandusele? Me oleme kuulnud siin sellest, et kuidas tegelikult see on parem majandusele, kui meil on kõigil ühtne ja meil on kõik, me pakume ühtse kvaliteediga ja ühtsete hindadega asju. Aga see ei ole tegelikult, kuidas kapitalistlik maailm töötab. Sest kapitalistlik maailm töötabki selle põhimõttel, et meil on konkurents. Meie pakume midagi odavamalt, nemad saavad seda osta mitte odavamalt. Kui me pakuks kõik seda sama hinnaga, siis meie majanduslik liit ei toimiks niimoodi, nagu ta praegusel töötab. See on hea sellepärast, et riigid saavad tekitada seda konkurentsi läbi selle, et nad lasevad oma hindu alla ja sellega tekitavad endale rohkem kasumit. Nad saavad tõsta enda majandust ja kui Euroopa Liit tõesti on majanduslik ühendus, siis kui nende riikide majandused õitsevad ja kui neil tegelikult läbi selle konkurentsi saab pakkuda paremat toodangut kui teised või nad saavad pakkuda odavamat toodangut, siis tegelikult see peaks olema parem ka tervele Euroopa Liidule. Me ei näe põhjust, miks tegelikult need riigid ei peaks tegema selliseid otsuseid, sellepärast et see on täpselt see, mis tegelikult neid puudutab. Nad tahavad, et nende majandus õitseks, nad tahavad, et tegelikult nende läheks elu paremaks. Ja siis kolmandaks, mis on ühiskonnale parim? Vaadake, me kuulsime siin ainult ühte sellist kahjut valitsuse poolelt. Seda, et ühiskond kannatab selle all, et kui meil ei ole ühist regulatsiooni näiteks vee kvaliteedi kohta.
aga see ei ole tegelikult, see ei kehti siin, sellepärast, et miks peaks olema ükski Euroopa Liidu valitsus, kes ei tahaks pakkuda enda inimestele nagu puhast joogivett. Nad tahavad seda teha. Aga mis on see, et tegelikult see suur kahju, mis siin tegelikult tekib, on see, kui neid regulatsioone on nii palju, neid regulatsioone surutakse niimoodi kurgust alla, et inimestel tekib trots. Inimestel tekib selline tunne, et meie ei ole enam kontrollis oma riigi üle. Neil tekib tunne, et ma peangi toetama parteid nagu Golden Dawn, UKIP või Front National ja nad tunnevad, et ainult läbi nende inimeste nad saavad tegelikult väljundit enda vaadetele. Ja siis tekivad need suured ühiskondlikud probleemid, nagu on rassism või seksism või teistsugused halvad käitumised, mida tegelikult me ühiskonnas ei tohiks tolereerida ja Euroopas ei tohiks tolereerida. Nii et kui te ei taha, et kõik need halvad asjad tuleksid ja tahate elada maailmas, kus Euroopa Liit toimib korraliku ühendina, siis hääletage opositsiooni poolt või olge opositsiooni poolt. Aitäh! Nii, ka minul on hea meel teist korda siin teie ees olla. Oma lühikeses kõnes ma siis räägin natukene lühidalt euroskeptilisusest ümberlükkevõtmes ja siis räägin kahest olulisest asjast, mis valitsuse jaoks on see, et mis on parem riigile versus mis on parem Euroopa Liidule tervikuna ja siis sellest, et isegi kui regulatsiooniga kaasneb kahjusid, siis kuidas kasud on oluliselt suuremad. Nii nad rääkisid euroskeptilisusest, sellest, eks ole, kuidas mingid erakonnad saavad sellega populaarsust, et nad on Euroopa Liidu vastu ja nii edasi, eks. Mõtleks seda, et esiteks, kõik riigid on otsustanud Euroopa Liitu minna. Näiteks Eestis oli referendum ja enamus otsustas. Eks ole, demokraatia on enamuse diktatuur, me ei saa selle vastu mitte midagi teha. Kui oleme otsustanud sinna minna, eks ole, siis me võiksime ühiste reeglite järgi mängida. Kui sa oled jalgpalliväljakule, eks ole, siis tead, mäng kestab 90 minutit ja kui sa vastast jalaga lööd, siis sa saad punase kaardi. See on nagu selline veits nagu arvestav seda, mis me oleme minevikus teinud. Siis ta rääkis nendest ekstremistlikest parteidest, nagu me ka näiteks Eesti näitel näeme, siis ei pea selleks olema mingisugune Euroopa Liidu majanduse küsimus, sama hästi võib näiteks viriseda ka kooseluseaduse teemadel ja saada endale populaarsust. Ma ütlen see, et see on lihtsalt meetod, kus saad odavat populaarsust ja nagu me ei saa enda poliitikat sellest lähtuvalt teha, mis välistab mingid ekstremistidel toetust koguda. Veel kiire ümberlükke selle kohta, kuidas ta rääkis, et majandus on oluline konkurents. Ma arvan, et kõik inimesed peale võib-olla Karl Mattias ja nõustuvad sellega, et praegu Euroopa Liidu turul ei valitse täielik konkurents. Sellepärast, eks ole, et meil on Euroopa Liidu sisesed kaubad, aga mis tuleb väljaspoolt Euroopa Liitu, seal on omad tollid ja nagu Euroopa Liit ei ole täieliku konkurentsi turg, see on ühisturg, aga mitte täieliku konkurentsi oma. Nii, okei, siis need kaks olulist punkti, mis on parem riigile ja mis on parem Euroopa Liidule tervikuna. Näiteks mõtleme, et ma olen müüja Nõmme turul, eks ole. Mis on mul olulisem? Kas see, et olla number 1 müüja tühjal turul või olla näiteks number 3 müüja kusagil rahvast pungil turul, kus on ostjate järjekord kogu aeg ukse taga? Mina ütlen, et meie valime igal hetkel selle, kus turul on väga palju ostjaid ja siis mina olen üks nendest müüjatest, kes on nõus tegema mingeid järeleandmisi selle nimel, et oleks palju ostjaid, et saada paremat turgu, oleme me nõus nagu sealt natukene nii-öelda vastu tulema. Me ütleme, et jah, meie konkurents ei ole täielik, aga see on meile ikkagi lõppkokkuvõttes kasulikum, kui meil on ühiste mängureeglite järgi seatud hästi toimiv turg, mis on lihtsalt reguleeritud siis nende erinevate direktiivide ja muude seadustega. Nii, ja siis minu teine suur punkt on see, et isegi kui see regulatsioon toob kahju, näiteks isegi kui me pidime sulgema, ma ei tea, iga 15. turismitalu Eestis pärast seda nõuet, et peab olema 6 eraldi kraanikaussi, siis me ütleme, et las olla, okei, me sulgesime sellega lõppkokkuvõttes. Me saame sellest rohkem kasu sellega, et meil on ühtne kvaliteedistandard ja meil on kõrgem kvaliteedistandard. Meie lõpptulemus on parem, efektiivsem ja kvaliteetsem ja me ütleme, et see kasu kaalub kindlasti üle selle väikse kahju, et me võib-olla need nõrgemad turismitalud pidime kinni panema. Sellega läks tegelikult opositsioon natukene vastu, et räägivad täielikust konkurentsist ja siis nagu hakkasid rääkima seda, et kuidas peaks mõnele tegema allahindlust, et oleks neil parem toimida. Ja lisaks ma sooviksin välja tuua, et opositsiooni vastan meie punktidele, kuidas see on näiteks tootjatele oluliselt palju kasulikum ja ei suutnud ümber lükata seda, kuidas kahjusid hüvitada seal, kus need tekivad ja sellega on valitsus selle väitlusega võitnud. Aitäh! Aga nüüd on teil kõigil selline roll, et te olete väitluskohtunikud ja täiesti dereguleeritult ja mitte bürokraatlikult selgitame siis välja, et kas lõplik tõde kõlas valitsuse või opositsiooni poolt. Et kes arvab, et valitsuse argumendid olid kaalukamad, siis andke sellest plaksutades märku. Nii. Ja kes pidas kõvemaks opositsiooni argumente?
mulle tundub selle aplausi järgi vähemalt, et on oodata võimuvahetust ja kõik regulatsioonid lähevad tahju ilmselt.